Ja siit läheme vaatame edasi, kuidas siis üleujutuste teema on riigi ja kliimakohanemise vaates. Kliimaministeeriumist Agne Aruväli, palun. Tere ka minu poolt. Ma katsun võimalikult kiiresti teha, et te kõik sööma saate, sest söögipausini on tegelikult vist 7 minutit aega. Ja lisaks enne kui ma alustan, ma tahaks kiita seda rekvisiiti, et väga äge, ma just eile panin oma vihmaveetünni, ühendasin, et valmistuda siis suviseks põuaks, et saaks ilusasti kasta. Aga pealkiri siis ennetus kui strateegiline valik ja riigi roll. Ma olen üleujutuste teemaga nüüd Kliimaministeeriumis siis tegelenud varsti juba pea 15 aastat. Ehk siis see tervikpilt sellest teemast on päris korralik olemas. Ja kui me räägime siis kas üleujutused on Eestis probleem või mitte, me kuulsime täna, et teatud aspektid kliimamuutuste kontekstis on ebamäärased, aga suhteliselt kindel on see, et meil on minevikus esinenud üleujutusi, nad on esinenud teatud korduvusega, nad on esinenud teatud asjaolude kokkulangemisel ja suure tõenäosusega nad esinevad ikkagi tulevikus ka. Küsimus on lihtsalt, kui tihedalt ja kui võimsalt. Ja põhilised probleemid on meil tõesti sadamaüleujutused, et suuremad probleemid on tihastusaladel. Kindlasti mängib siin kaasa see, et me oleme oma elukeskkonna kujundanud selliseks, et vesi, mis on meie ümber kogu aeg olnud, põhjustab meile lihtsalt natukene rohkem probleeme. Ja ega probleemid on ka hajasustusalal, et liigniiskus Eesti kontekstis on ikkagi tavaline probleem. Ja kui mõelda eelmise suve peale, siis üleujutused olid ikkagi terve suvi meie jaoks probleem. Põllumeestel olid põllu peal luigetujusid ja nii edasi. Kindlasti on meil edasi ka jõeveetaseme tõusust põhjustatud üleujutused, olgugi et jää ja lumekatte vähenemist on oodata temperatuuri tõusu tõttu, aga kuna sadamed suurenevad, siis need probleemid ei kao meil ka. Ja ka mereveetaseme tõus, see on küll üleujutusliik, mis esineb meil harvemini. Tõesti, viimane kõige suurem üleujutus, mis oluliselt mõjutas, oli 2005. aastal, aga mereüleujutuste puhul on see asjaolu, et kui ta esineb, siis ta esineb ka päris suurte kahjudega ja võimsalt, nii et valmistuda selleks tuleb ikka. Ja miks see ennetus siis peaks olema strateegiline valik kõigi poolt, ka riigi poolt, sest tõepoolest, nagu ka täna öeldud on, kõige odavam üleujutuskahju on see, mis jääb tegelikult tekkimata. Ja kui me põhiliselt mõtleme ennetamise all füüsilisi kaitseid, kiiret reageerimist, prognoosid, hoiatused, evakuatsioon, isiklik valmisolek, siis see on tegelikult juba osaliselt tagajärgedega tegelemine. Et ka riskide hindamine, nende kaardistamine ja pikaajaline ruumiline ennetus läbi planeerimise on üks olulisi ennetusi, sest siis see ei valmista meile probleeme. Sest vesi on meie ümber olnud, vesi on meie ümber ka tulevikus ja nii kaua selle veega tuleb arvestada oma elu rajamisel. Seega hierarhiliselt sellise üleujutuse tekke vältimisega tuleks tegeleda kõigepealt siis uutel aladel vaadata, kuhu saab ehitada, kuhu ei saa ehitada. Siis on kindlasti seal erinevaid meetodeid, millega vähendada neid riske, nagu maapinna tõstmine, liigvee ärajuhtimine, aga ka nende puhul tuleb aru saada, et tuleb vaadata laiemalt, kuidas need tegevused mõjutavad. Kui sa ühel jõekaldal tõstad maapinda,
siis see tähendab seda, et teispool jõekallast või allpool või ülevalpool võib tegelikult üleujutusoht mõjutada, sest vett on endiselt täpselt sama palju, kui teda seal on, lihtsalt seda mahtu, kus see üleujutus saab olla, jääb vähemaks. Ja siis tulevad nii-öelda need olemasolevad piirkonnad, kus me peame midagi ette võtma selleks, et neid kahjusid vähendada. Ja ennekõike läbi nii-öelda planeerimise ja oma tegevuste ettemõtlemise tuleb aru saada, et millega me oleme valmis riskima, aga millega mitte, mis on meie jaoks lubatav üleujutus ja mis on lubamatu üleujutus. Ja need pildid illustreerivad tegelikult seda päris hästi. Kuidas riik üleujutustega tegeleb? Alates 2007. aastast võeti Euroopa Liidus vastu üleujutusdirektiiv. Me oleme selle üle võtnud veeseadusega. Ja selle taustlugu sellega on see, et just 2000. aastate algus oli üle Euroopa hästi üleujutuste rohke. Ja siis saadi aru sellest, et me ei ole nendeks üleujutusteks valmis. Kui Holland kaardistas oma üleujutusi juba enne seda aega, siis paljud teised riigid, sealhulgas Eesti, ei teadnud tegelikult väga hästi, kus need üleujutused meil probleemi valmistavad ja kus mitte. Ja seetõttu siis loodigi selline raamistik, mis andis nii-öelda siis kohustuse hinnata riske, määrata riskipiirkondasid, kaardistada neid üleujutusstsenaariume ja loomulikult neid riske maandada. Ja lisaks siis sellele regulatsioonile on meil tegelikult ju veel hädaolukorra seadus, planeerimisseadus, ühiskanalisatsiooniseadus, looduskaitseseadus, maaparandusseadus, need kõik ühel või teisel kujul reguleerivad seda, kuidas üleujutustega hakkama saada. Ja ütleks, et maandamiskava eesmärk on siis näha nendes regulatsioonides ja nendes probleemides neid auke, millega on vaja tegeleda selleks, et selle probleemiga paremini tulevikus hakkama saada. Ja praegusel hetkel me oleme just siis maandamiskavade ajakohastamise alguses, et kõik ettepanekud on oodatud. Natukene lühidalt ka siis sellest, kuidas riigi tasandil riske hinnatakse. Üks on siis seesama nii-öelda veeseaduse kontekstis hinnatav riskide hindamine. Me vaatame, mis on toimunud minevikus, me üritame vaadata, mis on tulevikus nii palju kui võimalik. Me vaatame, millised on need võimalikud kahjud ja mõjud ja siis selle järgi määrame riskipiirkonnad. Et täna meil on 34 riskipiirkonda, aga see ei tähenda, et ainult nendes riskipiirkondades üleujutab ja kusagil mujal seda probleemi ei ole. Et pigem nii-öelda nende riskipiirkondade määramisel on vaadatud seda, et kus need probleemid võivad olla kõige suuremad. Seal on üheks kriteeriumiks võetud tihastusala. Ja see on ka selle mõttega, et selle regulatsiooni eesmärk on vähendada neid riske ja me ei taha ju tegelikult igal pool neid riske vähendada, et kui me läheme Soomaale, siis me ei taha ju sinna tammi ehitada selleks, et seal üleujutusi ei oleks. Siis lisaks panustame me ka üleriigilise üleujutusriski analüüsi, mis on vajalik kriisiplaanide koostamiseks kohalikele omavalitsustele ja kõikidele asutustele, kellel see kohustuslik on. Ja nende riskide hindamiste kontekstis me ei ole väga hästi ja selgelt, kuigi me oleme ära markeerinud sademevee probleemi kui probleemina, me ei ole neid riske suutnud väga hästi hinnata. Ja seetõttu on täna välja töötatud ka siis selline metoodika Life Pool testi raames, mis võimaldab kohalikel omavalitsustel neid riske paremini hinnata. Ja mida me ka riigi tasandil üritame teatud ulatuses üle võtta, sest sademevee riskide hindamisel see täpsete riskide hindamine sõltub alati sellest kohalikest oludest ja riigi tasandil me võib-olla ei suuda kõiki neid andmeid kokku koguda selleks, et seda nii hästi hinnata, et seal tuleb vaadata seda taset, kuidas me seda teeme, aga me igal juhul katsetame ja proovime sellega tulevikus paremini tegeleda.
kus toimuvad ja kui kaugele ulatuvad üleujutused. Nagu ma ütlesin, siis me kaardistame üleujutusstsenaariume. Keskkonnaagentuur panustab sellesse jõudsasti ja me näitame siis, mis on nii-öelda võimalik 1 kord 10, 50, 100 000 aasta jooksul. Selle puhul kasutatakse olemaid veetasemete aegridasid, seal kus andmeid ei ole, vaadatakse analoogandmeid. Ja täna tõepoolest kliimamuutusi, mis tulevikus toimuvad, on küllaltki keeruline nendesse stsenaariumitesse panna, sest see ebamäärasus on natukene suurem, eelkõige selle üle, et kui kaugele ta siis võib ulatuda veel, kui kliimamuutus oma nii-öelda võimu juurde annab või siis kui tihedalt nii-öelda see sündmus korduma hakkab. Aga see on kõige parem teadmine ja selle baasil me oleme ka siis hinnanud, et mis nendele aladele jäävad ja millised need mõjud on. Ja maandamiskava me oleme üles ehitanud üldiselt selliselt, et me vaatame läbi siis sellise 4 põhieesmärgi: ennetamine, kaitsmine, valmisoleku tagamine, tagajärgede taastumine. Ja seal on siis nende eesmärkide taga on meil mitmeid alameesmärke, meetmeid ja tegevusi, mis võimaldavad siis seda kava elluviimist paremini hinnata. Ja keerutasin lühidalt siia, mis me oleme siin viimasel ajal teinud. Selle kohta on täna juba mõningaid tegevusi juba nimetatud. See Keskkonnaagentuuri projekt, selle eesmärk ongi teadlikkust suurendada, meie prognoosivõimekust suurendada, meie hoiatussüsteeme parandada. Lisaks siis nende riskipiirkondade kaardistamisele me oleme kaardistanud täna terve ranniku, Pärnu vesikonna ja vaikselt liigume edasi kindlasti ka teiste siseveekogudega, eelkõige selleks, et oleks planeerimisel parem arvestada, kus tuleb selle küsimusega tegeleda. Juhendmaterjale oleme koostanud, et kuidas siis arvestada nende probleemidega erinevate tegevuslubade väljaandmisel. Oleme Päästeliidule toetust andnud just selleks, et nad saaksid teid paremini päästa sellel hetkel, kui vaja on, kaugseire teemad ja lisaks on ka kohalikele omavalitsustele nii sademeüleutuste lahendamiseks kui ka üleutuste lahendamiseks meetmed. Sademevee puhul oli 25 miljonit, hetkel on seal järgi 3,8, võib-olla juba vähem. Ma vaatasin seda mõned päevad tagasi, et kindlasti tulge taotlema ja üleutuste puhul siis 3,6 miljonist on järgi veel 930 000. Aga nende tehniliste tegevuste tegemiseks on ka vaja ressurssi ja sellepärast need meetmed ka loodud on. Ja ma nüüd vuristasin kiiresti nii palju kui võimalik ja ma arvan, et ma vist sain aega. Aitäh! Aitäh, Agne, suurepärane. Sellegi poolest ma tean, et nälg näpistab, kas meil paar pakitsevat küsimust on ja on. Teeme selle vooru, ega Agne ei saa siit ilma niimoodi pinnimata ju ei saa ära lasta. Jah. Lihtsalt tuli meelde, ma elus on 4 üleujutusega kokku puutumust. Jah, konkreetselt. Kõik on olnud naabrite hüdrogeoloogilised vead Ülenurme vallas. Ja see on viimase 20 aasta jooksul. Ja nüüd, aga paar aastat tagasi jälle sugulase jaoks Elva vallas vaatan detaili ja no kõik on tehtud selleks, et üleujutus tuleks.
ma olen nõus ja sellepärast ma tegelikult seda lisaks siis sellele ennetusele ja prognoosimisele ja kõigele sellele, mida me teeme, rõhutasin ka seda planeerimise olulisust. Jah, Sest aga mis ma veel tahtsin- ei ole haldusala piire, krundi piire, vesi liigub täpselt sinna, kuhu ta läheb ja vesi liigub maa sees, vesi liigub maa peal, alati allavoolu, vahepeal ka, kui on põhjaveesurve, ülesvoolu, aga ta liigub ja see on asi, millega tuleb arvestada, et see juhendmaterjal, mis me tegevuslubade väljaandmiseks andsime, et see oligi mõeldud ka kohalikele omavalitsustele, et ehituslubasid paremini välja anda, planeerimisega paremini tegeleda, kõik need kaardid, mis me teeme, on sellel eesmärgil, et ikka saaks nii-öelda seda informatsiooni rohkem selleks, et sellega saab paremini arvestada. Et ma olen nõus, et meil on päris palju tehtud selliseid olukordasid, mis ei peaks olema. Jah, aga mis ma tahtsin selle lõpetuseks öelda, et ega siin selles mõttes inimene on ikkagi sihuke loom, et ega siin ei aita midagi muud, kui tuleb ikkagi seaduses üheselt sätestada, et arendaja on vastutav hüdrogeoloogiliste vigade eest 10 aastat järjest peale arenduse üleandmist. See on lihtsalt vaja seaduses ära sätestada ja ongi punkt. Ma selles suhtes, ma mõistan seda soovi, kindlasti selles mõttes, et see on keeruline küsimus, et ma just mõtlen nagu selle koha pealt, et ma täna näen ise, võtame selle Tartu maja näite, mis viltu vajus, esimene, kes pankrotis oli arendaja, et kui me nüüd ütleme selle seaduses ära, siis kuidas see praktikas tegelikult ellu kujunema hakkab, kui ta nagunii läheb pankrotti ja seal taga ei ole enam ju keha, kellelt midagi nõuda. Et sellel on oma nüansid, aga sellel on ka omad puudused, et selle peale tuleb mõelda, kuidas seda vastutust riigis kindlasti paremini nii-öelda ära sätestada õigusaktides ja ma pean ütlema, et ma olen selle peale päris palju nii-öelda mõelnud, aga seal on väga palju lünki ja agasid, mis takistavad seda nii-öelda sellisel kujul kohe, et hurraaga läheme ja teeme seda nii-öelda ellu viimast. Aga see on koht, mida võiks me kindlasti ühiskonnas rohkem arutada ja mõelda, kuidas seda juriidiliselt ja õiguslikult siis parem teha oleks. No nii, selle tundliku noodiga lõpetame. Aitäh, Agne!